kui päris aus olla, siis selleks läks päris pikk aeg. Oma enesearengu teekonnal olin ma juba enne osteopaatia akadeemiasse astumist ja mind huvitas selline teistsugune maailm inimese tervise osas, kuna mul olid endal ka tervisega seotud teemad, mis vajasid lahendamist ja siis ma otsisin võimalusi, mismoodi seda lahendada saaks. Ja osteopaatia kooli astudes oli kõik kuidagi väga uus ja teistmoodi ja see õppimine koolis andis hästi palju juurde iseendale isiksusena. Et üks asi oli see, et ma tulin õppima osteopaatiat, aga teine asi oli ka see, et ma isiksusena muutusin päris palju. Sisemiselt rahulikumaks, ma muutusin tervemaks. Et üks väga hea boonus on siin kooli juures see ka, et kui sa käid selle kooli läbi, siis kindlasti su tervislik seisund muutub palju-palju paremaks. Selliseks, mida sa isegi ei kujuta ette, et kui hea võib oma kehas olla. Mida tähendab õppimine, mis ei kinnita enam sinu vana mina? See tähendab seda, et kui sa ikkagi midagi õpid juurde, siis sa pead midagi ära andma, et see uus õpitu sinu sisse ära mahuks. Et selge see, et tuleb enda sees korrektuurid teha ja need korrektuurid võivad päris suured olla. Et üks pool on see, et milline tutvusringkond su ümber on, milliste inimestega sa lävid, missugune sinu suhtumine üldse erinevatesse elustiilidesse on, et kui tolerantne sa oled või millised on sinu jaoks need olulised tervislikud eluviisid, mida sa siis harrastama hakkad. Et see annab nagu hästi palju silmaringile juurde. Minu jaoks oli see küll väga-väga oluline etapp, kus ma sain enda ja nii-öelda inimeseks olemise kohta hästi palju teada. Ja ma olen hästi tänulik selle eest. Ütlen ausalt, kooli ajal mul olid vahepeal Ameerika mäed. Vahepeal ma tundsin, et ma olen vägev tegija ja ma olen ikka juba tõsine osteopaat juba esimesel kursusel. Siis tuli see on täiesti tavaline. Enamus esimest kursust on väga head tegijad. Ja teisel kursusel tuli see, et kus hakkas juba nagu jalgealune sõredaks minema, et ei tea, kas ma ikka oskan ja kas ma saan aru ja kas ma saan hakkama ja siis tuli jälle mingi selline hoop peale, et nüüd on kõik tore ja hästi. Aga selline päris osteopaadiks saamine tegelikult ei lõppe või ei tule kooli lõpetamise järel. Sellepärast, et üks asi on, sa õpid ameti selgeks. Aga teine asi on see, et ka sinu pea sees on ka vastu võetud see otsus, et mina olen nüüd osteopaat. Et kui inimene tuleb tänaval, küsib, et kes sa oled, millega sa tegeled ja siis sa ütledki kindlalt. Et sa suudad sirge seljaga öelda, et olen küll osteopaat. Ma olen osteopaat. Mul võttis see ikka peale kooli veel natukene aega, sest ma olin niivõrd teises valdkonnas tööl ja ma ei osanud ennast osteopaadi ametiga koheselt suhestuda. Ja ümber lülitada. Jah, see oli keeruline alguses. Mis on veel tavaline, et õpilastel kõik suhted muutuvad, nii nagu sa tõid välja sõpruskond, tutvusringkond. Täna ma võin öelda, et ka lähisuhted on muutumas. Et mida sa suudaks selle kohta öelda? Mis sinuga kooli ajal juhtus ja mis sinu lähisuhetega juhtus? No ütleme nii, et enesearengu tee hakkas ka enda kooli, nii et see oli ka siuke paras lähisuhete ja sõpruskonna lammutamine ja kooli ajal muutus täpselt samamoodi, aga see toimus kuidagi veel kiiremini kui enne seda, et hästi kiirelt sai selgeks see, et kellega sa sobid rohkem, kellega sul võib-olla ei ole mingi hetk äkki nagu mitte millestki rääkida, et sul ei ole puutepunkte, sest sa näed maailma teistmoodi ja sa näed asju sügavuti ja terviklikumalt rohkem kui su eelnev elukogemus on. Ja eelnev elu nõudis ka, et ta ei nõudnud nii tundlikkust. Sest
kuidas ma seda ütlen, et siis ei paku enam huvi teemad, mis on nagu keskmiselt tavapärased inimseltskonnas, et kuidas su liisingumaksetega läheb, näed, üür on jälle tõusnud, elektrihinnad on kallimad ja see on igapäevane elu ja sellest räägitakse, aga suhted omavahel lähevad sügavamaks, see on alguses oled sa nagu pinnal ujuleja või supleja, aga osteopaatia on see, mis annab nüansi juurde, et sa oled elu suhtes valmis olema süvasukelduja. Et see läheb ka suhetesse, et sa ei lepi enam pinnapealsete suhetega, mis räägivad üleüldistest asjadest. Sa tahad nagu sinna sügavamale minna ja osteopaatia on see, mis annab sulle selle hea võimaluse. Ja tundlikkuse. Kelle kohta sa võiks öelda, et kellele osteopaatia õpingud ei sobi? Ma arvan nende puhul, kes arvavad, et see on lihtsalt üks tore amet, mille puhul on võimalik võib-olla lihtsalt raha teenida. Et õpin ühe toreda ameti selgeks ja siis hakkan raha kokku kühveldama. See peab südames olema ja see peab olema ikkagi hinges ja sa pead olema valmis sügavustesse sukelduma nii enda sisse kui osteopaatia teadmistesse. Et need on nagu kaks olulist punkti. Meie nüüd jutustame, mis sina, Maarika, arvad? Nüüd ma küsin kohe Maarika käest, et millal sina ennast osteopaadina hakkasid tundma? Eile. Eile? Milline teekond oli? No teekond on pikk ja minu meelest see jätkub, et iga päev mul on tunne, Täna sa ju ei ole kohale jõudnud, eks ju? et mul on iga päev selline tunne, et ma praegu saan aru, mis see osteopaatia tähendab ja see, mis ma eile arvasin, tundub selline natuke toores ja roheline ja see nagu kogu aeg jätkub niiviisi. Et see on nagu, see ongi põnev, et see selline, see on see sisemine teekond, see sisemine kasvamine ja iga päev sul on mingid teemad, mis sa iseenda sisemiselt lahendad ja mulle isegi tundub, et see osteopaadi töö, ta nii hästi toetab seda, et kõik sinu kliendid õpetavad sind, kõik su õpilased õpetavad sind ja sa kogu aeg kasvad ja kasvad ja see on, et ühtepidi sa aitad kliente nende teekonnal ja arengus ja tervenemisel ja teistpidi sa tervendad iseennast kogu aeg selle läbi.